Tervitused siis Taist. Praegu on 20. märts, nii et järgmises klipis läheme tagasi 21. veebruari peale, nii et ma lähen väiksel jooksuringile ja te siis vaadake seda videot, et sellepärast ongi väike paus sisse tulnud, nagu praegu näete, et pole jõudnud isegi arvutisse, aga järgmise klipini. veebruar. Kuidas on, et hakkame sättima või? Vabariigi aastapäev tuleb, niisugune päike on väljas. Aknad täitsa udused. Tegelikult vesi voolab. Täna on ilm suht hea isegi, mingi -2 või. Aga hakkame siis sättima selle vabariigi aastapäeva pärast. Vabariigi aastapäeva küpsetamiseks, mis ma lubasin eelmises videos. Olukord on küll siuke, et ma tegelikult lähen täna just teise privaatüritusele. Aga näete, hommikul panin toakütte 21 kraadi ülemine. Ehk siis väga hästi kütab. Kütsin toa soojaks, et lähen kutsuti külla, et tule teeme pitsat ja käime saunas ja seda teile näita vaatan. Võib-olla saan mõne klipi panna, võib-olla ei saa, aga soovite privaatsust. Igatahes. Ma ei tea, kas see on näha, vist ei ole. Võib-olla on. Siin on härmatunud osa ja siin on nagu üks piir. Loodan, et on näha. See annab paremini. Ei ole vist. Siit vist on näha. Ühesõnaga, see näitab palju gaasi on. Ehk siis gaasi on suht vähe. Peab minema gaasi võtma. Ja bussil on diislit ka vähe. Diislit võtma ja see hakkab kuiva otsa saama. Ehk siis hakkame toimetama. See, et ma täna lähen privaatüritusele, see ei mõjuta väga seda, et kütust on ikka vaja võtta, gaasi on ikka vaja võtta, nii et hakkame vaikselt toimetama. The next day. Ma vist ei näidanud ühtegi klippi sellest küpsetamisest, tankimisest, seal küpsetamisest. Kui tankimisel oli nii räige tuul, see oli keeruline. Igatahes 24. veebruar. Lähed Eesti Vabariigi aastapäeva. Bussis on 18,5 kraadi. Ahju peab ära puhastama ja lipuõue panema, sest saab edasi toimetama hakata siin. Toon tolmuime ja puhastame ahju ära. Paneme enne vist lipu üles. Paneme lipu üles, vaatame, kuidas see käib. Lipp on selles suhtes hea, et siis naabrid, kes teavad, et saab pitsat, siis nad teavad tulla. Siuke lipp. Paneme selle kuskil siia. Lipp olemas. Ehk käib kuu ümber. Nii, nüüd ahju puhastama. Ahju puhastamise mõte on see, et sinna ta põleb kuidagi natuke ebaefektiivselt ja siis tekib tahm üles, et seda tolmuime ka puhastada. Et ma mingi iga küpsutamise või 2 tagant teen seda. Siuke tahmane tee, aga tuleb ära teha, et muidu kukub kellegi pitsa peale mingit tahma, see ei ole väga hea. Nii, toon mõned asjad veel sisse ja siis räägime edasi, et kell on 12:28. Põhimõtteliselt võiks juba panna ahju kütte, sest et mul on see jama, et jälle kell 2 alustan ja kõik inimesed tahavad kohe saada. Juba bronnivad, eks ma teen seekord natuke mõnele salamise varem. Ma tean, et mõned tulevad kell 4. Eks kui kellelgi on mingid head ideed, kuidas mingit bronnisüsteemi teha sellisele väiksele ettevõttele, mitte mingit ulme subscriptioneid, mis oleks lihtsasti allutava klientidele, siis andke teada, sest praegu mul on sellega natuke hädas, aga ma hakkan asju sisse tooma. Later. Nii, ahi käib praegu siis miinimumiga, et tõin maastarust kõik asjad sisse, põhimõtteliselt pinnad puhtaks ja loodan, et on kuulda, ma lasen sellel diiselpuhuril käia nii palju kui saab, et mul oleks nagu soe.
on pinnad puhtaks. Kaardimakseterminal välja. Õue panin menüü paika. Eelmine kord läks nii kiireks, et üks mind tuli siia, et tahaks pitsat. Ma olin mingi, noh, mida saab. Täna on üks uus ka. Nduja. Kirjutataksegi Nduja. Ma panin üles menüü ja ma sain nii palju küsimusi. Mis see Nduja on? Ta on... Siin on küll Läti ja Leedu keeles kirjas, aga põhimõtteliselt on määrde salami, määrde vorst, selline pehme mingis Calabria sellest maakonnast Itaalias selline chilliga vorst. Ja seda läheb siis koos punase sibulaga pitsa peale, nii et üks siin selle privaatevendil proovisime ja ma olin nagu väga rahule. Ma panen veel natuke asju valmis, siis räägime tagasi uuesti, sest et inimesed kirjutavad ja tahavad bronnida, aga mul on väga hädas sellega, et kuidas ma lahendan selle nii, et ma natuke mõtlen. Nii, peaks olema kõik valmis, siis tegin mõned karbid ka ette. Ja kas on valmis? See on valmis. Asjas on juba 560 ja kivi on 360, et noh, põhimõtteliselt juba võiks midagi teha. Et ma mõtlen, kuhu ma teid panen filmima. Ja selle tegin ka, et natuke puhuma sinna taignakastile ja siia peale, et gaasipalloon juba hakkas arma minema. Et põhimõtteliselt ma olen valmis küpstama. Tegelikult on nii, et ma saan juba mõned ära teha. Ehk siis teeme ASMR ja vaatate, kuidas ma teen. Esimestega läheb mul alati aega. Aga kuskile pole kiiret, nii et Tainaga ma olen rahul praegusel hetkel. Ja ahju. Kiire näitamise. Hakkab kerkima. Vastu vaatame põhja alla, juba küpseb. Üks serv on pruun. Ei oska väga ühe käega. Ma küpstan ära, siis näitan, sest ma ei oska ühe käega hoida kaamerat ja teise käega küpsetada. Valmis. Ma panin praegu
ukse tegin nats lahti. Proovime, kuidas nii on teha. Praegu natuke koomale lükata. Inimesed näevad, et ma teen. Ja siis on juba hästi. Ehk siis hakkame nüüd siis tellimuse täitma. Esimene on 3, siis on 4, siis tuleb üks 5 kindlasti, ma tean. Praegu alustame 3-sega. Üks 1 on ka. Eks te mind praegu näete, aga mul ei ole kaamerale paremat nurka. Pole veel kätt soojaks saanud, käed ei liigu nii kiiresti nagu tahaks. Aga küll see tuleb. Kui keegi küsib, miks ma margaritale või põhjale ei pane seda basiilikut alla, siis see on sellepärast, et mul basiilikupagast on sees. Ehk siis kõik, mis ma panen alla, kõik, mis on tomati pasta sees, ma enam rohkem pitsale peale pane. Pitsa analüüs. Ja väljas. Väga ilus. Pepperoni. Ja kuum mesi peale. Näitan nüüd veel natuke küpsetamist, et tunniga on 25 tehtud. Tegin tänaseks rohkem tainest. 45 kuuli kokku. Ja praegu on tehtud 26. Ehk siis natuke üle poole. Aga rahvast on juba vähemaks jäänud. Aga sellegi poolest ma saan näidata seekord tegemist. Ehk siis üks Saaremaalt on üks tuli ja tegi 5 tellimuse. Nii et täna on Saaremaa kõige kaugem koht, kust on nii-öelda
tuli ja. Ja pepperoni. Ehk siis nii kiiresti lähebki. Nii, loeme siis tänase lõppenuks. Mõned jäid järgi. 6 ehk siis tegin 45 miinus 6 on 39. Ta täitsa okei. Täna oli rahvast vähem, kuigi vist tegin natuke kiiremini. Esimesed 25 tükki läks tunniga. Edasi läks tiksumine, praegu on kell 16.21 ehk siis 2,5 tundi. Aga ei, kõik oli hästi. Täna oli natuke parem, ust sai ikkagi lahti hoida. Ja sees on 31 kraadi. Nii et ma jäin rahule, pitsid tuli väga ilusad. Cornichone ehk siis see ümbris tuli väga ilus. Soe oli. Peeni teidki rahul ja on tuujaga juba esimest tagasisidet tulid, et sellega jäid rahul. Nii et teeme teinekord veel. Aga siit tuleb mul väike puhkus, nii et videodega tuleb ka väike paus, aga näeme varsti uute tegemistega.